No tšau! Suvi on jälle käes, mis tähendab, et rohkem on aega, see tähendab, et jõuab ka vlooge teha. Ja miks mitte alustada selle suve esimest vloogi sellega, et me lähme meeskonnaga väiksele tripile Viljandi ja Järvamaale, nii et paslik aeg. Enne ma pean inimesed autosse ka laskma. Nii, palun, saate autosse. Aga 3 päeva täis sõitu Viljandi ja Järvamaal. Lähme selle musta paha poisiga murame ringi. Paneme selle topsi siia peale. Järgmine peatus on juba Paide. Paides, väga hea. Esimene sihtpunkt on käes. Wittgensteini ajakeskus. Me vaatame ajaloo üle, siis me saame olevikku väärtustada. Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. No nii, muuseumis on käidud, kõhud on täis. Aga kuna meil ei ole siin aega niisama peesitada selle ilusa ilma käes, kuna meil on tihe ajakava, siis nüüd paneme Viljandisse ajama, siis lähme veel Oju sadamasse, paneme asjad ära ja siis lähme Valma seiklusparki veel turnima ka natuke, nii et tänane päev. Esimene päev 3 on meil väga aktiivne. Meil on sitaks ilus ööbimiskoht enam, seda kohe varsti näete. So let's get lost out here, no one else out here, find ourselves out here. Aga nüüd me tulime Valma seiklusparki turnima selle seltskonnaga, vaatame, kas kõik julgevad kõik selle raja siin kenasti läbi teha, aga vaadake. This looks beautiful. Lähme kõik 3 rada läbi või? Sepo. Just stay, make a new life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. No nii, 3. rada. Kõrgus on meil umbes selline. Õnneks on ainult laskumised, nii et lähme vaatame, loodame, et kaamera jääb terveks. Fun fact, aga ma täiega kardan asju, mida ma ei näe ja mida ma ei tea. Ehk siis tulevikku. Seda tulevikku. Sa kriisides tulevikku. Valmis, jah? Go, Maris! You go. This is Maris and this is Jackass. Ei olnud lihtsalt alla tulemine rahulikult. Aja ennast selle ääre peal räigeks närvi, mõtle, et see ei tööta. Ei nagu, kui jah, nüüd aus olla, siis nagu siin oleks väga hea mingi tõukeasi vaata. Ega kui keegi ütleks mulle, et hüppa, siis ega ei vabatahtlikult hüppa. Aga samas kui nagu... Sa nägid ära, kui nagu siuke emane nüüd ta tuleb. Disappointed! No nii, selle asemel, et minna esimest sada läbi, ma võtsin kohe teise raja ette, mis oli võib-olla viga, aga lisaks sellele, et alguses olid mega kuumad kivid, kust pidi mööda seina üles ronima, siis me lõpetasime seal üleval ja noh, nagu te just nägite, siis ma pidin just ühe inimeste sealt alla lükkama. Nii et ma korraks tundsin ennast natuke halvasti, aga see oli üsna hirmus kogemus ka ja noh, ütleme ausalt, et see, mis see särk endast kujutab praegu ja see kuradi müts, siis siit saaks kuradi ma paar klaasi mitte kõige joodavamat vett, ma arvan, kätte. No võt teha neid asju ise, see on päris crazy. Nii et meil ootab vähemalt mõnus grillimine, kus saab ennast lõpuks jahutada õhtul. Aga kurat, see oli ikka
see oli crazy rada. Mitte küll nii hull kui Otepää, aga võttis läbi. Tere hommikust! Käes on järgmine hommik ja me oleme juba uues puhkekeskuses, sest me lähme nüüd kõik kanuutama, aga vaadake seda metsikult kaunist ilma. Mõnus. Lähme vaatame järgmised 2,5–3 tundi, kas keegi ära upub või upu. Käidud. Mingi 8 kilomeetrit sai mööda jõge praegu natukene kanuuga sõidetud. Ülimõnus. Süke hea algus päevale. Kell on 12 lõunal. Me läheme nüüd sööma. Enne seda väike ujumine. Ja teine päev on saanud sellise mõnusa sportliku alguse. Rohkem mul kahjuks teile klippe ei ole pakkuda sellest väljasõidust, sellepärast et ülejäänud sisu oli vaja nautida, mitte vlogida. Me käisime veel Karksi-Noias, me käisime Viljandis, saime korraliku sahmaka vihma endale veel kaela, nautisime mõnusat õhtusööki kai ääres sadamas väikese loojangu saatel, nii et igati superluks väljasõit oli. Aga lähme nüüd edasi järgmisesse nädalavahetusse, 4. juulisse, kus Põlvas toimus siis noorte eelarvamusfestival. Sellest 3. päevast ei jõudnudki väga rääkida, sellepärast, et tahtsime nautida ka natukene ikkagi seda seiklust, aga vahepeal on tegelikult nädal aega juba möödas ja me oleme jõudnud meeskonnaga Põlvasse. See suvi on meil täis erinevaid tegevusi, nagu te näete sellest A-tähest, siis see tähistab arvamusfestivali ja homme on juba siin samas Põlva keskväljakul, mis mul siin taga lookleb, algamas noorte eelarvamusfestival. Praegu paneme seda meeskonnaga siin kenasti ülesse, elusaid lipukesi ja kõike seda miljööd, nii et kindlasti tuleb siit nüüd ka väike ülevaade sellest homsest arutelust ja siis me lähme juba tagasi Tallinnasse, et see suvi on üldiselt selline elamuste rohke erinevaid sündmusi täis, aga nüüd väike ülevaade noorte eelarvamusfestivalist. Ja selline see vlog seekord oligi. Kui sulle meeldis, siis pane üks pöial sellele videole, see annab mulle märku, kas tasub neid videosi veel teha või mitte. Proovin see suvi kindlasti 2-3 vlogi veel teieni tuua erinevatest tegemistest, mis siin juuli teises pooles ja augustis veel ees on. Mine tea, äkki see aasta mahti ka sügisel mõni tuua, aga seniks olge tublid. Ärge tehke teistele seda, mida te ei taha, et teile tehtaks ja näeme varsti. Tšau!